Täna me teeme maitsetaimedest pistikuid. Minul on siin olemas sidrunmeliss, millest ma täna pistikuid lõikama hakkan, aga enne selleks, et seda pistikut lõigata, tutvustan ka mõningaid töövahendeid, millega siis lõikamist võiks läbi viia. Siin on väga eri tüüpi kääre, mitmeid sorte, võivad olla täitsa tavalised paberikäärid, et ka nendega, kui on teravate otstega, sellepärast, et teravad otsad on siis olulised, et pääseda paremini taimmaterjalile ligi. Et taim on selline tihe ja võt siis teravate otstega saab taimed neid varsi siis paremini lõigata, ilma et kogu taime kahjustaks ja kokku pressiks siin taime mahla osas. Nii, mul on siin paar sellist toredat näidist. Sellised väikesed teravate otstega, et saab neid kasutada lõikamiseks. Ja on ka siis veidi suuremaid, et ei pea olema alati siis sellised väiksed. Nii, nagu ma ütlesin, piisab ka noa kasutamisest, et ei pea alati käär olema, millega lõikust läbi viiakse. Mina valin praegult enda jaoks sobivad käärid välja, ülejäänud tõstan siit eest ära, teeme noa ka ära. Lisaks sellele, et meil on olemas emataim, millest lõikama hakata, käärid, millega lõikama hakata, eelnevalt ettevalmistatud substraat, parajalt niisutatud, jälle, et see niiskus on siin olemas, teeme käeproovi, niiskus paras. On meil vaja ka sellist anumat või kassetti, kuhu siis pistikuid teha saab. Ja mul on paar näidist, mida võite kasutada, on selline katusega väike mini kasvuhoone, siin on sellised kassetitaolised alused. Siia saab sisse pistikuid panna. Nii on olemas ka täitsa tavalised väikesed sellised kassetid, mida saab aknalaua peale kandiku peale panna või taldriku peale paigutada niiskuse äravoolamiseks. Ja on ka siis võimalik teha taaskasutust, et kui on olemas plastikust munakarbid, et siia põhja tuleks teha väikesed augukesed, et jälle üleliigne niiskus saaks ära voolata ja siis saab siia ka selle nii-öelda katuse peale panna, aga kindlasti tuleks jälgida, et kui on kasutuses sellised karbid, kus on suured sildid peal, selleks, et see ei varjaks valgust ära, siis see silt tuleksid kindlasti eemaldada. Nii. Ja kõige lihtsam variant muidugi on, et võite kasutada ka väikesi potte, kuhu saab siis mitu pistikut korraga sisse torgata ja pole üldse selliseid erinevaid kassette vajagi, et saab ka kõige lihtsamal moel, väike tavaline lillepott. Minul on siin nüüd üks selline biolagunev plastpott ja siia sisse ma need pistikud ka tegelikult teen. Kõigepealt ma täidan selle poti substraadiga. Substraat pistikute tegemiseks peaks olema piisavalt õhuline, kergelt jälle koputan kassettide puhul samamoodi. Kui täidate kassetti, siis substraadi kasseti panekul kindlasti koputage. Nii, koputame ära selle, vaatame, et ei oleks jälle mingeid tükke kuskil ees ja mul on pott on juba ette valmistatud. Siia sisse saame siis pistikud torgata. Nüüd võtame ette emataime, kontrollime üle, kas tegu on terve, haiguste vaba taimega, ega siin ei ole peal kahjureid, selle vaatame üle. Nii, siin ei ole ja võime hakata siis emataimelt pistikuid lõikama. Pistiku lõikamise ajal jälgin ma seda, et ma emataimele kindlasti kahju ei teeks sellega, et liiga palju ei tohi ka korraga ära lõigata, siis jääb taim põdema. Siin on paar pikemat võrset ja nüüd ma hakkan pistikut lõikama. Ma lõikan pistiku sõlme koha pealt, kust lehed välja kasvavad, on siis sõlme koht ja ma lõikan siit pistiku materjali ära. Ehk kärbin tegelikult emataime ja saame ühe sellise vastakute lehtedega ilusa oksakese või võrse. Nii,
võtame siit veel, teekame selle ära. Pikka tüügast me siia ei jäta emataimele. Nii, teekame siit veel, saame päris mitu pistikut. Nii. Jah, olemegi pistikud ära lõiganud ja emataimele jääb veel piisavalt palju võrseid, millest hakkavad siis kasvama uued külgvõrsed. Tõstame emataime kõrvale ja hakkame tegelema pistikutega. Milline siis on õige pikkusega pistik, mis sobib potti panemiseks? Pistiku pikkuseks, see sõltub kõik taime liigist ja tegelikult arvestatakse rohtsete pistikute puhul, et pistikule peaks jääma vähemalt 2 sõlmekohta. Kas nad on siis vastakute lehtedega pistikud või vahelduvate lehtedega pistikud. Minul on siin vastakud ja siin on näha, et pistikul on 2 sõlmekohta, 1 ja 2. Pistiku pikkus siis, mis jääb sõlmekohast allapoole, võiks olla vähemalt 2,5–3 sentimeetrit. Siin on nüüd natukene väiksem see, ma veel kordan uuesti selle lõike üle, enne kui ma ta sinna pinnase sisse torkama hakkan, et kui me oleme pistiku ära lõiganud, siis tuleks ta ka kohe pinnasesse panna, sest muidu ta närtsib ära. Aga enne kui ma veel ta mulda torkan, siis kontrollin üle lehed. Lehed on natuke liiga suured selleks, et lehtede kaudu toimub aurustumine, et siis ma kärbin ka enne mulda panemist lehed ära. Ehk jätan siia kas 1/3 kuni pool lehte sõltuvalt lehe suurusest. Nii, võtame selle ära ja nüüd on meil pistik valmis. Selle valmis pistiku ma torkan siis pinnase sisse kuni sõlmekohani. Siit sõlmekohast arenevad välja juured. Nii, enne ma kasutan grilltikku, teen augu ette ja torkan selle pistiku siia pinnase sisse. Kergelt vajutan kinni ka, tuleks parem kontakt pinnasega ja ongi mul üks pistik juba mulda pandud. Ja sedasi saate siia poti sisse panna 2 pistikut, oleks mõistlik, et siis see pott näeb piisavalt, siis on piisavalt potis ruumi pistikute juurte arenemisele ja kindlasti kirjutan ka etiketi, millega siis tähistame ära, millal pistikud on tehtud ja millisest taimest pistikud tehtud on. Nii, lisame selle ka siia potti. Ja peale seda, kui pistikud on mulda asetatud, kindlasti pihustame ta veega üle. Ja nüüd selleks, et seda niiskust paremini säilitada ja kauem säilitada, võiks kasutada väikest kasvuhoone. Selleks sobib suurepäraselt mõni läbipaistev ka plasttops. Et saab ka sellise väga lihtsate vahenditega taaskasutuses paljundada. Aga on veel võimalusi juurutamiseks. Pistikute juurutamiseks võin ma kasutada ka perliiti, et ei pea üldse olema substraat, ehk ma täidan kasseti ära näiteks perliidiga. See on materjal, mis siis aitab paremini niiskust säilitada. Täidame need avad ära. Kõik kassetiavad oleksid korrektselt täidetud. Piisavalt niisutatud. Pistikute juurdumise aluseks on korralik niiskuse tase pinnase sees. Kuivas pinnases juuri ei teki.
Perliidi puhul tuleb kindlasti arvestada ühte asja, et kuna siine vee siduvus on väiksem, siis tuleb igapäevaselt pistikuid kontrollida, hooldada ja kontrollida niiskust. Ja nüüd pistiku lehed ja pistiku siia sisse. Aitame siis natuke kaasa, vajutame kinni. Ja etikett siis ka juurde. Ja ongi meil pistik juurduma pandud. Ja hästi lihtne võimalus, kus meil üldse mingisuguseid muid vahendeid ei ole, võib kasutada siis pistikute juurutamist ka vee sees. Et täitsa tavalise vee anuma sisse pannakse pistikud juurduma. Mul on siin ette valmistatud üks selline katseklaaside alus. Siin on tegelikult klaasis on väga põnev pistikuid juurduma panna selle eesmärgil, et näha, kuidas toimub juurte areng. Et mulla sees me neid ei näe, aga siis klaasi sees olevalt on kohe juured ilusasti paista. Ja ma kasutan siin see võimalust, et vee sees juurutamiseks ei pea arvestama pistikule siis sellist lühikest otsa varre jupikest, vaid võib täitsa pikalt, nii et ta ulatub vee sisse. Näete, ja ma ei kärbi siin ka lehti ära, sest et siin toitained on lehtede sees ja aitavad juurtel paremini tekkida. Kui me oleme pistiku asetanud veeklaasi ja paneme ta siia juurduma, siis väga oluline info on, et te peaksite kindlasti vett igapäevaselt vahetama, sest kuna vee ja valguse koosmõjul hakkavad siin arenema erinevad mikroobid, siis taimele need ei mõju soodsalt ja seetõttu kindlasti igapäevaselt vahetage veeklaasis vett, kus pistikud juurduvad. Et võimalusi pistikute juurutamiseks on väga mitmeid. On pinnase sees, kasutame siis muldsubstraate, turbasubstraati, kasutame perliiti, kasutame vett, et vastavalt sellele, millised on teie võimalused, täpselt nii saab ka pistikuid juurutada. Tänan tähelepanu eest!